Tere! Praegu on ülestõusmispühad ja inimestel on pidustused, pühad söömaajad ja muud asjad. Ja nad tähistavad mingit sorti lugu. Ja enamus isegi ei tähista otseselt seda lugu enam, vaid nad tähistavad puhkepäevasid. Eile olime siin lähedal poe juures ja poe ees mingid vanemad segavad kokku rummikokteili, mingi Coca-Cola ja rummiga. 3 last on juures ja siis veel mingid sõbrad, kellel on oma lapsed. Ja siis vanemad lihtsalt teevad mingit jooki endale. Ja ma arvan, et see ei olnud ainus nii-öelda eksemplar tervel siin maal, vaid kui paljud inimesed tõmbasidki omal nina täis, jõid, eriti oma laste ees ja näitasid välja teatud väärtuseid, teatud hoiakut elu suhtes, oma iseloomu suhtes, mis on mõnes mõttes seotud ka sellega, miks me ei mäleta, kes me oleme. Me ei mäleta oma suursugusust, vaid oleme nii-öelda pandud raamidesse, piiratud olema vähesed. See on hea sõna, vähesed, eks ju. Me oleme ennast ise vähendanud. Ja loomulikult kasvadki suureks, näed, kuidas ümberringi tarvitatakse alkoholi, juuakse, pannakse oma vaimu ühendus kinni. Ja spurjus inimesel tuleb ju mingi teine elukas välja, et keegi võtab ta üle. Et see ei ole enam tema. Ja osad inimesed on sõbralikud, teised on jällegi väga sellised rämedad ja rõvedad, kui need on purjus. Aga kui sa nuusutad hommikul, kui see inimene magab või ärkab üles, see on jube hais ju. Et on öeldud, et nina peaks olema armastuse indikaator. Et haistmismeele järgi saad kõige paremini aru, mis on õige ja mis sobib sulle. Ja kui niimoodi mõelda, siis inimene, kes haiseb tohutult, järelikult ta ei sobi sulle või ta võiks teha enda sees läbi puhastuse. Ja põlismaalaseid on läbi aegade nii-öelda hävitatud, kinni pandud läbi alkoholi, läbi viina, läbi kangete jookide. Ja nad on kaadanud sellise nii-öelda põlisrahvaliku väärtuse, ühenduse oma selle maaga ja loodusega. Ja nagu ühes teises videos ma mainisin ka, et eestlased on kaotanud oma sellise nii-öelda maausu või maarahvaks olemise võime, sest me oleme ilgelt suured tarbijad. Mina kaasa arvatud. Me tarbime, ostame igasuguseid asju, aga siis me ka summutame oma vaimu, paneme need ühendused kinni ja keeldume kuulamast. Keeldume vastu võtmast oma suuremat väge ja jõudu, et seda, kes me oleme mõeldud olema. Et me käime nii-öelda sellist probleemi läbi. Ja eile õhtul kuulasin, kuidas naabrid panid pidu, et sellised vanemad inimesed, kes kõik, hunnik neid robikond, kes kõik on juua täis ja laulavad laule ja aga aknas kuulates on see nagu mingi möla käib. Aga see ei olnud see, et ma oleks siis nende peale puri või midagi, vaid mul hakkas hoopis käima sees unistus. Nii tore oleks viibida koos viibimistel või kuulda koos viibimisi, kus inimesed on kained ja samamoodi nad laulavad ja räägivad ja neil on nii-öelda selge peaga lõbus olla. Et siis see heli, mis nende poolt kanduks kuulajani, oleks midagi muud, mitte selline mölin, vaid pigem midagi harmoonilisemat, eks ju. Et see on minu asi, et kui ma tegelen helidega. Ja teine asi on see, et ma häälestan ka inimesi, et miks ma pean inimesi häälestama, et häälestage ennast ise, lõpetage selliste kangete jookide tarbimine, lõpetage loomade ohverdamine tapamajades ja jõuate palju lähemale oma sellisele algolemusele. Aga nii kauaks ma pean ikkagist teid häälestama, et kui sa soovid helide seanssi või soovid kongi kontserti kodus, siis palun võtame ka ühendust. Ja lisaks ma tegin 3 rännakut. Üks on selline vanem rännak, mille tegime koos oma naisega Mirjamiga, päikesevarjutuse koodid. Ja 2 tükki on uuemad
üks on juhendatud meditatsioon ja teine on helirännak, mida saad kuulata parunpilliga pam-pam-pam-pam-pam. Et saad ka seda tellida minult, et alt leiad, kirjuta, telli ja kõik on hästi. Aga nii, see häälestamine on tohutult ka nii-öelda tähtis töö minule, sinule, igale ühele meist. Sest kui meil on nii-öelda harmoonias ühiskond, siis me seljatame oma probleemid tohutu suure kiirusega. Me hüppame nii-öelda suurtel sammudel edasi. Aga nii kaua aega, kui me summutame ennast, summutame mõraga, summutame ainetega, nii kaua aega me oleme mõnes mõttes eksinud, maha jäänud või lihtsalt kohas, kus me ei võta vastu seda suurt vägevat vaimuolemust. Ja teine asi, mida ma mõtlesin nende ülestõusmispühade ajal, on Läänemere soomlaste muistsed laevmatused. Et meil oli matriarhaalne ühiskond, et tihti oli naisõlikutel palju uhkemad matused kui meesõlikutel, aga kaasa pandi inimesi. Kas vabatahtlikult või mitte, vahet pole, aga tehti inimohverdusi ja laevmatused toimusid kas maa peal läbi põletamise või matmise, vahest mere peal, olenes, kuidas sooviti ja kuidas vaja oli ja kuidas täpne ajaperiood ette nägi. Aga nende tulemustele ohverdati inimesi ja loomasid ka loomulikult. Ja mul on selline teooria, et see lõi teatud karmaliku tegu tagajärg seose meie nii-öelda Läänemere soomelikule kultuurile, et see kultuur langes, et meil oli kunagi palju suurem ala inimesi, kes kõnelesid sarnaseid keeli, mida meie kõneleme praegu. Aga sellised okultistlikud ohverdamisrituaalid tekitasid karmavõnke, mis hävitas vaikselt meie kultuuriruumi, et tulid teistsugused rahvad peale. Ja siis me teamegi, et meie ümber on mingid slaavid ja asjad, mis siis, et näiteks Uuralitest lääne pool elavad venelased on ikkagist suht meiega sama geneetikaga ja nii-öelda Läänemere soomlased, võiks öelda, või anname parema termini, kalevalased või vedrussid. Aga nemad ka ei mäleta, et meil ongi mingi mäletamatuse ja summutamise ajastu olnud juba mõnda aega. Ja siis on minusugused, kes üritavad seda tööd teha, et inimesi äratada, aidata neid mäletada, et nad saaksid olla täisväärtuslikud loojad, aru saada, kes nad on ja mis nad on ja läbi selle luua elu, mis on ülimalt mõnus ja rahuldust ja naudingut pakkuv. Aga siis me otsime seda rahuldust läbi ainete, läbi mõnuainete, sellepärast, et me keeldume kuulamast iseendas olevat võimasust, võimsust ja siis võtame aineid, et tõk, mitte tunda nii-öelda üllast või õilist elu, tunda ühendust, kus me kuulemegi seda kaunist linnulaulu, kuuleme, kuidas muru meiega räägib, aga samal ajal me loome. Et praegu me oleme ikkagi tarbija ühiskonnas, me oleme tarbijad, et väga vähesed meist on loojad, kes loovad päriselt nii-öelda paremat elu siin maailmas. Seda on väga vähe ja võiks olla rohkem ja me võiksime alustada seda kõike just teatud ainete tarbimise lõpetamisega. Me võiksime seda alustada iseendaga rohkem kooskõlla jõudmisega, kergema toidu söömisega, rohkem looduses veedetud aja ja minutite ja tundidega. Ja miks ma seda nii tungivalt räägin, sellepärast, et ma ise olen olnud meeleheitlikus kohas, et kooli ajal mul läks nägemine järsult väga kehvaks ja igasugused vigastused, kui ma tegin trenne, et ma ei saanud ennast üldse realiseerida. Ja see tulebki sellest tarbija ühiskonna mõnudest, mis mulle lapsest peale sisse söödeti, kommid ja mida iganes veel. Ja see sundis mind endasse vaatama, ennast muutma ja tulema tagasi oma tegeliku algolemuse juurde. Ja ma olen ka suur nii-öelda juurte fänn, et mulle meeldib ühendus selle minevikuga, oma
oma suguvõsaga ja olen võtnud endale ülesande seda puhastada. Ja see loob teatud sorti kohustused ja teatud sorti piirangud. Aga see on selle jaoks see puhastamine, et endal oleks parem olla. Et nautida sellist mõttetut ühendumist kõige elava loodusega. Lahti laskmist, elamist, nautimist. Sellepärast, et mõnuaineteta elu on kõige parimal moel mõnulemine, nautimine. Aga kui me kasutame mõnuainet, siis me summutame selle naudingu ära ja me kogeme hoopis midagi muud. Midagi, mis on palju vähem ütlevam meile. Vot sellised mõtted, et ma loodan, et sulle meeldis ja telli omale helihäälestus ja kohtume taas. Nägemist!